Mul on niisugune, ütleks, provokatiivne küsimus publikule, et kuidas teie aru saate, mis asi see iseteeninduskeskkond selline, siin võib julgelt vastata, siin ei ole valed ega õigeid vastuseid. Selveri kaubahall on iseteeninduskeskkond. Mis asi? Selveri kaubahall. Selveri kaubahall. Minu arvates. Okei. Veel pakkumisi? Siit tuli juba ka esimene tagasiside iseteeninduskeskkondadele. Et jah, et selleks, et me üldse saaksime mingisugust raamistikku teha, me peame kõigepealt aru saama, et millele me seda raamistikku tegema hakkame. Et iseteeninduskeskkonna mõiste tundub võib-olla selline asi, millest kõik räägivad, aga aru täpselt ei saa ka, millest siis ikkagi konkreetselt räägitakse. Siis me defineerisime selle üldjoontes selliselt, et see on veebikeskkond, kus klient saab ise midagi ära teha. Ja teine oluline kriteerium on see, et teenuste osutamine on vähemalt osaliselt automatiseeritud. Ja see ise tegemine ei tähenda seda, nagu seal pildi peal on välja toodud, et sa saad ise seda diivanit tegema hakata. Et ise tegemine tähendab seda, et klient saab ilma abita selle teenuse sealt ära tarbitud ja kätte. Kuna praegusel ajal olen näinud avalikus sektoris päris palju veebikeskkondi, kus selle teenuse tarbimine on väga vaevaline, seal on väga palju kõrvalist abi vaja helistada, vaja kirjutada, võib-olla mõnda kolleegi piinata natukene, kes on seda enne tarbinud. Et ise tegemine tähendab seda, et mina kui selline asjatundmatu inimene lähen mingisugust teenust tarbima, login sisse, teen võimalikult kiiresti selle asja ära seal, mul ei ole mingit abi vaja, ma saan aru, et kõik läks hästi, ma sain oma teenuse tarbitud. Ja see teine kriteerium, et see automatiseerimine on ka oluline, et see näitab just seda, et sisemiselt tööprotsesside alal peab olema see asi automatiseeritud, et kuna ma olen kohanud iseteeninduskeskkondi, kus ma login sisse, saan Wordi dokumendi alla laadida, saan kõik väljad ära täita, saan seda sama dokumendi sinna üles laadida. Sisuliselt avalduse esitamine, aga seal ei ole nagu mitte midagi automatiseeritud. Et see iseteeninduskeskkond on küllaltki nõudlik keskkond ja see siis ei ole tavaline veebileht. Jah, ja see diivani näide, et tundub nagu, et saaks ise küll midagi ära teha, aga teenuse osutamine ei ole seal automatiseeritud, et selle näite puhul ei ole tegemist iseteeninduskeskkonnaga. Nüüd teine küsimus, et me saime enam-vähem aru, mis see keskkond olla võiks. Et aga kas need iseteeninduskeskkonnad on meil head? Kas meil üldse on mingit raamistikku vaja? Võib-olla kõik oskavad väga hästi ise teha ja pole vaja mingisuguseid juhtnööre ette anda või mingit põhimõtet kirja panna. Et siin juba kõlas küll erasektori kohta üks näide, kus paroolid kipuvad meelest ära ununema, et ei saa sisse logida, aga kuidas nagu avaliku sektori osas on mulje jäänud. Võib julgelt vastata siin või kriitikat anda nii, et tolmab. Võib ka kiita. Keegi? Ei ole kasutanud? Okay. Okay. Nii eesti.ee maksame. Mis sa teed? See on väga hea küsimus, jah? Okei. Aga kuidas on mulje jäänud, kas iseteeninduskeskkond on selline hea või kas seal saab ise midagi ära teha ilma, et mul oleks abi vaja, ilma, et ma närvi läheks? Vähem okei. Väga hea. Selles mõttes on nagu jah, kahetine, et meil on pilt väga kirju, jah. Siin tuli päris häid näiteid, kus ongi iseteeninduskeskkond selline, et üldjuhul ma saan ise seal hakkama ja ma ei pea midagi kartma ega kellelegi helistama. Samas on meil tegelikult terve hunnik iseteeninduskeskkondi,
ja peaaegu igal asutusel on mingisugune iseteeninduskeskkond ja siin on lihtsalt üks peaaegu suvaline läbilõige võetud. Ja siis, kui me nendele iseteeninduskeskkondadele peale vaatame, siis nad on väga erinevad ja kahjuks mitte küll selles mõttes, et nad kõik kliendisõbralikud oleks. Et nüüd igaüks oleks oma kliendid aluseks võtnud ja siis erilise keskkonna neile disaininud. Aus vastus on muidugi see, et meil selline terviklik ülevaate hetkel puudub, millised need iseteeninduskeskkonnad on, kuna meil ei ole mingisuguseid ühtseid kriteeriumid, mille alusel neid hinnata. Aga kuna meilt on siin küsitud abi ja nõu, et kui ma hakkan iseteeninduskeskkonda tegema, et mida ma siis, millele peaksin tähelepanu pöörama, ja kuna meie Janek siin tõi ka välja, et me siis tahame ikkagi aidata, et me siis jõudsime järeldused, et võiks olla selline raamistik iseteeninduskeskkondade osas, mis oleks arendajatele, nende teenuse omanikele abiks. Et kuigi meil on väga palju häid näiteid, on meil ka väga palju halbu näiteid, et ma arvan, et ma siin presentatsiooni käigus toon mõned näited, mida ma ise olen pidanud kahjuks tarbima nende iseteeninduskeskkonda. Et selle raamistiku väljatöötamise juures on väga oluline aspekt ka see, et me põhimõtteliselt võtsimegi need asutused, mis siit ka välja käidi, Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet, seal oli ka Sotsiaalkindlustusamet, Riigi Infosüsteemide Amet, et need ametid, kes on ise väga palju huvi tundnud ja kes tunnevad, et neil võiks olla mingisugune raamistik ja kellel on ka midagi öelda, et kuidas võiks neid teenuseid arendada, kes on juba päris kaugele selles valdkonnas jõudnud. Need asutused võtsime laua taha ja siis koostöös meie partneriga hakkasime seda raamistikku siis vormima. Ehk et tegemist ei ole sellise teoreetilise või akadeemilise tööga, et me lugesime mingisugused 5 raamatut läbi ja siis kirjutasime kokku, et ideaal iseteeninduskeskkond võiks see olla, et me üritasime võimalikult praktilised olla. See raamistik ise koosneb päris mitmest osast. Esiteks need üldised põhimõtted, et mis asi see iseteeninduskeskkond on ja millised kategooriad ja kriteeriumid seal veel võivad olla. Et kas üldse on vaja iseteeninduskeskkond alati. Siis funktsionaalne infoarhitektuur, et mida seal iseteeninduskeskkonnas üldse nagu peaks võimalik olema teha, mis komponendid peaksid seal veel olema peale teenuste. Prototüüp, et selline kvaliteedikontroll, et kas me siis oma enda põhimõtete järgi suudame ka ise selline toreda iseteeninduskeskkonna näidise teha. Et jutuna on nagu tore kirjutada, aga kas seda siis kuidagi visualiseerida ka õnnestus. Meil kodulehel on see üleval. Süsteemi arhitektuur, et kuna tahes või tahtmata me infosüsteemidest ei pääse, sealt tuli ka välja igasuguseid siis tagasisidet, et milliseid komponente võiks veel olla meil, milliseid tsentraalseid komponente võiks riigis olla, milliseid tsentraalseid komponente võiks iga asutus kasutada. Et alati ei ole vaja oma jalgratast leiutada, et see jalgratas on juba kuskil olemas, tuleb lihtsalt kasutusele võtta. Ja lõpuks ka muidugi arenduse juhised, et see iseenesest see asi ei sünni hea iseteeninduskeskkond. Selle raamistiku kohta ma võin ka nii palju öelda, et ma eile natukene arvutasin, et kui palju see töötundide maht seal võis olla inimestel, kes meil projektis osalisid, et ma räägin ainult meie avaliku sektori poolt, et see partner, kes aitas meil kirjutada nende töötunde, meie partneriks oli Trinidad Consulting OÜ, et nende töötunde me arvestanud, aga seal oli ju umbes ühe inimese tööd jagus 8 nädalaks, et kui üks asutus hakkaks enda iseteeninduskeskkonda tegema ja seal üks inimene on selle eest vastutav, ja kui tema peaks tegema kõigepealt sellise raamistiku sinna, selle raamistiku paika panema, siis üks 8 nädala töö, ilma et seal oleks ühtegi teenust veel sees. Et siis võib arvestada, et see hea iseteeninduskeskkonna tegemine ei ole kõige odavam ja kiirem tegevus. Et siin ettekandes ma mõtlesin ka, et mis nurgaga nüüd läheneda, et kuna seal raamistikus on väga palju soovitusi ja nõuandeid ja mõtteid, siis mina otsustasin, et ma alustan kõige sellisest üldisemast, et mis on tulevikule mõeldes kindlasti väga oluline ja iga asutus peaks hakkama sellele tähelepanu pöörama. Et enne kui me hakkame üldse mingisugust B-teenust või iseteeninduskeskkonda arendama, me peaks üldse aru saama, et mida meie asutus teeb
mis on meie asutuse eesmärgid ja millised teenused meil on ja kuidas need teenused meie eesmärke aitavad saavutada. Siis meil peaks tekkima e-teenuste strateegia, et kuidas see infotehnoloogia saaks aidata meie asutuse eesmärke saavutada. Kõigepealt, kui ma hakkan maja ehitama, peab vundament paigas olema. Kui asutus ei saa aru, et kuidas infotehnoloogia neid toetab, siis ei ole mõtet rääkida iseteeninduskeskkonnast. Üldjuhul seal midagi väga head tulla ei saa. Kui vundament on juba laotud, siis saab hakata edasi liikuma. Siis me saame hakata vaatama, et milliseid teenused me esmajärjekorras sinna iseteeninduskeskkonda paneme. Tasub alustada selliste väikeste sammudega, eriti kui ei ole üldse oma kogemust enne olnud. Liikuda ühe teenuse kaupa iseteeninduskeskkonda ja lihtsalt siis vaadata kohe, et kui üks teenus nagu läheb tuksi, siis ei ole väga suur probleem. Kui sa paned sinna 20 teenust ja kogu see asi läheb tuksi, siis on päris kallis õnnetusse sulle. Selline järk-järguline üleminek, järk-järguline tegevus. Ja näide on siin Maanteamet, kes omal uuele iseteeninduskeskkonnale üle minnes läksid mõnda ühe teenuse kaupa ja siiamaani lähevad. Neil ei olnud sellist suurt projekti, et võtame nüüd kõik teenused kokku ja siis arendame siin 2 aastat ja siis läheme uude iseteeninduskeskkonda üle. Sellise suure pauguga ülemineku probleemiks on ka see, et selleks ajaks, kui me selle asja valmis saame, on võib-olla see teenus vananenud, võib-olla kliendid enam ei taha sellisel kujul seda teenust saada. Ja siis me saame kohe jälle kõik ümber teha. Et meil on selline vundament on olemas ja me saame aru ka, kuidas infotehnoloogia meil aitab ja mõtleme, et okei, et nüüd võiks siis ühe iseteeninduskeskkonna teha sinna. Pane mingid teenused ka sisse, aga siis me peame ikkagi aru saama, et kuidas see konkreetne iseteeninduskeskkond, et mida ta siis meil paremaks teeb. Tal peab mingisugune eesmärk olema. Seal raamistikus me sõnastasime ka sellised 4 punkti, mis võiks käia iseteeninduskeskkondadega kaasas. Kui sa hakkad sinna mingisugused teenused arendama, seda iseteeninduskeskkonda püsti panema, siis sellega peaks kaasnema see, et teenuse osutamine muutub kiiremaks. Kui meil on bürookanal, siis ma pean sinna kohale minema, sõidan võib-olla bussiga, tarbin seal teenust, võib-olla seisan ka enne järjekorras, võib selline poolepäevane üritus olla isegi kohati. Iseteeninduskeskkonnas see nagu väga aktsepteeritav ei ole, et ma login sinna 5 minutit sisse ja siis ma ei tea, ootan järjekorras ja siis teenuse tarbimine ka selliseks tehtud, et ma pean 50 lehekülge vormi täitma. See peab olema kiire. Ja see üldjuhul tähendab ka seda, et teenus tuleb totaalselt ümber disainida, kui sa hakkad seda iseteeninduskeskkonda viima. Nagu see blanketi näide, mis ma siin tõin, et see ei ole aktsepteeritav. Lihtsalt sellise paberblanketi, ma ei tea, PDF kujule või Wordi kujule panemine ja üleslaadimine iseteeninduskeskkondas ei ole iseteeninduskeskkond. Seal nagu võiks vähemalt olla eeltäitmine mingisugused dünaamilised vormid all juba. See looks ka mingisugust väärtust. Ja kiiremate teenuste osas muidugi hea näite on riigihangete register, et ma eeldan, et siin on nii mõnedki teist sellega kokku puutunud. Minule see register üldse ei meeldi. Üldjuhul ma nagu ei saa päris hästi arugi, mida ma seal tegema pean. Seal on nagu väga, seal on selline klassikaline näide, kus on võetud minu arvates pabermenetlus ja topitud lihtsalt kuidagi eesse. Siis ta seal ongi sellises nagu väga imelikul kujul, et mingid asjad on mul registris ja seal ma pean neid kuidagi Wordina või PDF-ina hoida, mingid asjad on mul kuskil dokumendihaldussüsteemis ja siis pakkujad peavad ka esitama kuidagi väga imelikul kujul seal ja siis ongi mul pakkumus ja siis seal on 5 kingitust ja 5 maksumusvormi ja siis keegi tegelikult päris hästi aru ka ei saa, et mis seal siis nagu toimub. Ja muidugi see hanke ülesse panemine seal on alati väga vaevaline olnud, et ma pean helistama ja küsima ja see ei ole hea näide. Siis teine punkt on kättesaadavamad teenused, et igasugused nutiseadmed, tehnoloogiline areng tähendab seda, et meie iseteeninduskeskkond peab olema siis ka nutiseadmetes kättesaadav, kui kasutajad just seda nutiseadmeid kasutavad. Et see ei ole ka päris hea, kui me disainime ainult laptopile või lauaarvutile
ja siis aasta pärast avastame, et oi, aga näe, suurem osa tahab hoopis nutiseadmist seda kasutada ja meie ekraan on seal nagu 5x5 meetrit ja ei ole väga mugav kasutada. Siis üks väga oluline punkt on parem kasutusmugavus. Nagu ma rääkisin, et klient peab saama esimese korraga ja kohe õnnelikult selle teenuse seal ära tarbitud. Et see punkt põhimõtteliselt seda tähendabki, et ma saan ilma igasuguse kõrvalise abita selle asja seal ära tehtud. Ma ei eksi sinna ära, ma ei saa sinna ka mingisuguseid valesid andmeid sisestada. Samuti ma saan aru, et mis andmeid minu käest seal küsitakse. Väga tihti on sellised ametniku slängi või kantseliite täis tehtud need teenused, et siis ma päris hästi aru ei saagi, et mida ma pean sinna nüüd sisestama ja mida minu käest tahetakse. See nõuab olulist sellist disaini ja oma kasutajate tundmist, et mida see kasutaja tegelikult tunneb ja tahab. Ja muidugi ka läbipaistvamad teenused, et kui ma selle teenuse olen ära tarbinud, siis ma võiks seal iseteenuskeskkonnas näha oma mingisugust teenuste tarbimise ajalugu, mida ma olen teinud, mis seisus on minu praegune menetlus, ma ei tea, mis load mulle on antud, et mitte see, et ma tarbin oma teenuse ära ja siis kaob see kuskile musta kõhtu ära ja ootan 30 päeva vastust. Samas ma ei ole nagu väga kindel, et kas kõik läks korralikult või läinud, et ma tegin vea. See eelnev jutt oli niisugune, mõni mõtles, et niisugune soe tore jutt, et seda nagu ammu räägitud ja seda kõik teavad võib-olla. Et aga miks siis seda EAD iseteenust ikkagi vaja on, et mingisugune väärtus ja kirjutada oskab igaüks, et me loome väärtust. Aga siin on konkreetselt toodud ka, kui palju see üks kliendi kontakt läheb maksma. Ja see maksumus on välja arvutatud nii asutuse kui ka kliendi mõistes. Ehk siin on, ütleme, kliendi kontakti kogukulu nii kliendile kui ka asutusele. Arvud on küll võetud taanlaste mudelis, kes suutsid selle kokku arvutada, aga nii palju, kui ma olen Eestist neid andmeid kokku saanud, siis on peaaegu üks ühele need arvud võrreldavad. Ehk siis e-iseteeninduses ühe kliendi kontakti maksumus umbes 4 eurot. Büroos on see kuskil 14 eurot. Ehk siis, kui me kliendid suuname e-iseteenindusse, me nagu ütleme siis vabastame ühiskonnas päris palju aega ja sellist ressurssi, mida saab arvutada rahasse, mida saab kuidagi palju produktiivsemalt ära kasutada. Ehk me ei pea enam büroos võib-olla neid avaldusi vastu võtma, me saame näiteks teha järelevalvelisi tegevusi, saame mõelda, disainida teenuseid veel kasutaja mugavamaks, me saame seda väärtust luua palju rohkem. See on näidega, mida Toomas Hendrik Ilves armastab tuua, et kuna me oleme selline väike rahvas, siis meil ongi seda sellist, kuidas öelda, võimendust vaja, et üks inimene peab meil suutma palju rohkem teha kui kuskil suuremas riigis, kus on rohkem inimesi. Sellest ongi vaja, et me suuname inimesi sinna, kus me suudame kõrgemat lisandväärtust luua. Ja selle e-iseteeninduse puhul seal võiks et see peaks olema üks väike tärn, et see iseteenindus peab olema tõesti e-iseteenindus, et siis on see 4 euri üks kontakt. Et see sama arvestatud riigihangete register, et kui ma sinna esimest korda hakkasin hanget üles panema, siis jah, ma logisin sisse ja siis ma ei saanud nagu mitte midagi aru, mida ma seal tegema pean. Siis ma seal helistasin mõnele ametnikule ja mõne juures veel käisin külas ja rääkisin ja küsisin ja siis suunati mind igale poole ja siis ma nagu lõpuks jõudsin ka selle õnneliku lahenduseni, sain selle hanke püsti, aga ma olin nagu need telefoni e-kirja ja põhimõtteliselt ka büroo kanalit kasutanud vahepeal, ehk see e-iseteenindus võib need 3 tulpa peal otsa liita. Siit on nagu väga lihtne tuua ka näidet, et kuidas kehv e-iseteenindus võib hoopis meie kulusid suurendada. Me hoopis astume selle kämbrisse. Siit on ka see põhimõte, et ei pea alati kõik oma teenused sinna toppima. Topime need sinna, mis reaalselt ka mingisugust lisandväärtust meile suudavad tuua ja vaatame kasutajate pealt, et kas kasutajad ikkagi hakkavad seda kasutama. Ma rääkisin kliendi põhisusest ja kliendi keskne olema see e-iseteenindus.
see on tegelikult ka selline asi, mida mõned avaliku sektori asutused juba harrastavad, mõned ei harrasta, et mida see klient siis tegelikult tahab ja mida see klient tegelikult ka tunneb, kui ta sinu e-teenust seal tarbib ja sinu tavalist teenust tarbib. Ehk kas me tegelikult teame, mida klient tahab, et üldjuhul klient asutusega väga suhelda ei taha, seda võin saladuskattel öelda. Kliendi eesmärk ei ole mingisugust luba kuskilt avalikus sektoris saada, tema tahab tegevusvaldkonnas lihtsalt tegutseda. Ja see luba on ainus vahend temal, mis võimaldab seda tegutsemist seal. Ehk me peame aru saama, mida see klient tegelikult tunneb. See on alustades selliste lihtsate meetmetega nagu klientide küsitlemine, kui rahul nad meie teenusega on või mis on nende soovid või arvamused, kliendi tegevuste analüüs, et kus need kliendid meil praegu juba ära eksivad sinna iseteeninduskeskkonda. Kas nad üldse jõuavadki teenuse tarbimiseni, võib-olla nad ei leia seda keskkonda ülessegi. See oluline aspekt on lõppkasutajatel testimine, mida praegu väga palju ka ei harrastata. Ehk me saame hakata neid prototüüpe looma päris varajases faasis. Kui meil on juba idee, me saame põhimõtteliselt mingisuguse prototüübi teha ja leida mõne kasutaja, kelle peal testida, et kas see idee nagu kannab või ei kanna. Et kui me seda pärast teeme, siis kui meil kogu süsteem on valmis ja käima löödud ja siis selgub, et tegelikult lõppkasutajad nagu ei oska seda süsteemi kasutada, siis selle parandamine on ikka tunduvalt kallim. Koodi ümber kirjutamine on väga kallis lõbu, võrreldes sellega, et võtame selle paberilehe ja kurtsustame ära. Ja see prototüüpine võibki välja näha niimoodi, et võtad ruudulise paberi ette ja joonistad sinna pilte, nagu oleks ekraani kuva ja selle peal saab väga hästi testida. Ja muidugi tagasiside kogumine, et üks hetk, kui see asi on valmis meil ja kliendid käivad ja tarbivad teenuseid, on õnnelikud seal, siis me peame seda pidevalt monitoorima, et kas õnnelik elu ka edasi kestab meil. Sest klientide vajadused muutuvad. Siin võib tuua küll mitmed näited, et kui 10 aastat tagasi oli kõva sõna, kui sul oli e-teenus, siis tänapäeval see enam nii ei ole, et kui sul on nagu halb e-teenus, siis see on hoopis nagu vastupidise efektiiga, et miks sa siis üldse selleks asja tegid sinna. Et see peab olema pidev monitoorimine, sa jagaksid ära, et millal see kliendi vajadus on hakanud muutuma, et sa peaksid mingit asju ümber disainima. Ja see näide, need pildid, mis seal nurgas on, et see disainimine on selline tore sõna, et see ei tähenda seda, et tuleb kunstiakadeemiast inimene ja siis joonistab sulle ilusa pildi. See disainimine, seal disainiti ooteruumi rasedatele Suurbritannias ja alustatigi sellistest miniatuursetest nukkudest ja paberist lõigati välja, kus saab oma kohvrid hoida, kus on registratuur, kuidas see paigutus võiks olla, siis mindi juba reaalsemaks, pandi toolid paika, pandi inimesed sinna istuma, pandi lapsed sinna sülle, pandi inimesed karjuma, nagu võiks seal ooteruumis olla. Mis tunne seal kliendil olla on, kuidas see paigutus võiks olla parem, kuidas seda ooteruumi disainida niimoodi, et seal oleks rasetatel võimalikult mõnus olla ja samuti ka lõpuks need proovida selga, et mis tunne siis on rase olla, sellised väiksed abivahendid. Et seda ma ütlen, et see on selline kliendisuissidesse panemine, et sa ennast asetadki kliendisuissidesse ja koged seda sama, et mida see klient. Et see on raske, see on väga raske, aga see on väga vajalik, sest ikkagi on väga palju iseteenindusi, mille kui ma sisse login, siis mul juba tekib väga suur frustratsioon, sest ma ei oska seal midagi teha. Siis üks, ma ütleksin, suhteliselt uus aspekt või oluline aspekt, millele tähelepanu pöörata on ka tasuvusanalüüs. Et ma ise olen vist rohkem selline numbriinimene kohati, aga numbrid ei tasu karta. Numbrid on tegelikult meile abiks. Et me peame aru saama, et mis väärtust me loome ja kuidas me suudame seda mõõta. Tasuvusanalüüs on lihtsalt üks võimalus selle jaoks. Kuidas see kliendi halduskoormus väheneb ja kuidas asutuse tulud ja kulud muutuvad, kui me selle iseteeninduskeskkonna püsti paneme. Kliendi halduskoormus peaks vähenema, nagu otsene viie. See investeering iseteeninduskeskkonda ei ole alati kõige odavam.
aga need potentsiaalsed võidud sealt on ka jällegi väga suured. Selle tasuvusanalüüsi puhul ongi see oluline aspekt see, et kas me praeguste teadmiste juures, kui me hakkame mingisugust iseteeninduskeskkonda tegema, kas me suudame ette prognoosida, et jah, me hoiame aastas, ma ei tea, 100 000 eurot kokku. Või kas me näeme praegu, et kuule, et meil iga aasta nüüd eelarve läheb hoopis 5% suuremaks. Kui saame juba sellise indikatsiooni, et mingid asjad nagu ei anna sellise tulemusi, nagu me juba praegu loodame, see tuleb ümber mõelda. Peame veel seda teenust lihtsustama, võib-olla mingisuguseid teenused sealt iseteeninduskeskkonnast välja viskama. Eks ta annab sellise põhilise indikatsiooni, et kas tasub seda praegu teha sellisel kujul, nagu me oleme planeerinud. Kui me praegu juba ei suuda ette näha, et see asi loob meile mingisugust kasu või väärtus, siis no, ma ei usu, et me suudame seda ette näha ka kuskil aasta pärast, kui see asi on juba üleval. Sest üldjuhul, ega see tasuvusanalüüsi puhul on ka alati risk sees, et tasuvusanalüüsid tihtilugu ei kipu nii roosilised olema reaalsuses, kui need keskkonnad püsti on. Aga just oluline ongi see, et me peaksime nagu ette mõtlema ja planeerima. Ehk see ongi see, et kui me selle blanketi viime sinna iseteeninduskeskkonda, siis mis väärtust me sellega siis loome, palju me siis raha kokku hoiame. Asutuse seest, no ma ei tea, võib-olla mingisuguse paberi printimise kulu ainult. Aga kliendi osas, kas eriti veel, kui me ei ole seda disaininud ka niimoodi, et klient ise seal hakkama saab, siis ta veel helistab meile ja kirjutab meile, võib-olla tuleb büroosse ka veel kohale. Siis tekib küsimus, et kas on üldse vaja seda iseteeninduskeskkonda meil. Nüüd natukene, ütleks siis detailsematest asjadest, see funktsionaalne arhitektuur. Ehk põhimõtteliselt see kollane osa on see, mis sul iseteeninduskeskkonnas ühel teisel kujul peab alati olemas olema. Isegi siis, kui sul ei ole ühtegi teenust seal, sa pead enne ja mõtlema need asjad valmis. Kuidas need sul seal olema hakkavad. Sellised, ma ütleks siis, tugikomponendid või. Et need me saime ka raamistiku kirja, et see on väga hea kontrollnimekiri arendajatele, et kas ma olen nende kõikide asjade peale mõelnud, et mul pärast teen oma mingi teenuse valmis, ja kas tuleb meelde, pagana peal sisse ka kuidagi logima, et mis nüüd saab siis. Et need teenused on sinise värgiga, et neid võib sinna 1 kuni mitu sisse tulla ja nende disainimel on omakorda veel kõva töö. Aga et see kollane osa siin normaalselt teha, siis ma ütlesin, et see on ühe inimese 8-nädalane töö korralikult läbi mõelda. Raamistikud muidugi meil on päris palju ka sellised nippe ja nõuanded ja suunised, et kuhu suunas saaks mõelda ja võib-olla ka mis komponente saaks juba üle võtta, et alati ei ole vaja oma jalgratast ise leiutada. Selle pildi peal on siis kokku võtnud see, kuidas e-teenus või iseteeninduskeskkonna arendamine võiks välja näha. Ehk arvestame sealt vasakult nurgast. Kõigepealt saame aru, mida me teeme, mis infot meil on, millised on meie kliendid, mida meie kliendid tahavad, mis teenused meil on, mis on asutuse eesmärk, kuidas IT meie eesmärki aitab saavutada. Kui me saame juba aru, mida me teeme, siis me saame hakata sellise teenuse disainimise ja muutmise protsessi minema, et me saame aru, et mida me võiksime muuta, mida võiksime paremaks teha, mida me tulevikus tahame, et me saame aru, et meil on hästi palju inimesi käib büroos, aga tegelikult me võiks e-teenuse teha. Tahaks, et 90% oleks e-teenuses, siis me saamegi hakata disainima seda protsessi juba e-teenuse jaoks. Saame panna kirja kasutaja nõuded, saame juba teha esmased prototüübid, testida kasutajate peal, kas meie super iseteenindus kõik ka kasutajatele nii super ja ise tundub. Ja siis saame juba realiseerida, lõpuks juurutada ja sellele järgneb ka siis see pidev monitoorimine, tagasiside kogumine. Ja üleval on see teenuste maatriks selline, et me võime alustada ühest teenusest, võtame teenuse A. Disainime ära, paneme ta iseteeninduskeskkonda võib-olla püsti. Mõne aja pärast tundub, et tahaks juba midagi muuta, teeme sellest versiooni 2.
aasta pärast vaatame, et kuule, kliendid tahavad hoopis mingisuguseid lisavidinaid sinna saada, teeme versiooni 3, mingi aeg avastame, et pannakse teenuse B ka sinna. See on selline järjepidev protsess, mis peaks toimuma kogu aeg. Mitte see, et ma võtan kõik oma 20 teenust, topin ise teenindusse ja siis vaatame 10 aasta pärast, mis saab. Et see monitoorimine, see peab olema järjepidev. Ja see tähendab ka seda, et ise teeninduskeskkonnal peab olema keegi omanik, keegi, kes selle asja eest ka vastutab, sest iseenesest need asjad ei sünni. Ja lõpuks ka siis üks pilt, et tegime ka sellise prototüübi, et põhimõtteliselt kui keegi hakkab ise teenindust tegema, siis selline põhiraam on ette antud ja seda saab vabalt kasutada, see meil avalike kodulehel üleval. Sinna tuleb ainult oma teenused hakata sisse panema, et ei ole vaja nullist pihta hakata. Ja viimase asjana ma tahaksin veel öelda, et kellel nüüd tekkis siin põhjalikum huvi selle iseteeninduskeskkonna vastu, siis meil on välja pakkuda veel üks poolepäevane tutvustav seminar, kus meie projektipartnerid Trinidad Consulting OÜ tutvustab seda raamistikku nagu põhjalikumalt ja siis saab ka lähtuda konkreetselt teie asutuse vajadusest, et kui keegi hakkab siin iseteeninduskeskkonda arendama või ümber tegema, et siis võib julgelt mulle kirjutada või teada anda.